Tervist, head sõbrad, on nädalakommentaari aeg. Okupatsioonide muuseumi nime muutmine Vabamuks oleks iseenesest naljakas, kui see poleks ühteaegu sügavalt kurb. Kogu protsess annab tunnistust infantiilsuse võidukäigust meie kultuurilisel maastikul, milles on hea annus kultuurilise ja tsivilisatsioonilise mälu lakkamist. Okupatsioonide muuseum oli senini üles ehitatud vaba ja sõltumatu Eesti ideaalile, mida surusid alla 20. sajandi kaks võrdväärselt kuritegelikku terrorirežiimi. Natslik Saksamaa ja Nõukogude Liit, mis sügaval kultuurilisel tasandil pärinevad samast revolutsioonilisest lättest. Jumaliku korra eitus, ühise inimloomusega kooskõlas oleva hüve asendamine uusajast peale inimkeskse hübrisega ja Nietzschelik jumala tapp olid need eeldused, mis sünnitasid 20. sajandi õudused, kommunismi ja natsismi, mis tallasid jalge alla endast väiksemate ja nõrgemate õigused ja vabadused ning mille all kannatasid eelkõige väikerahvad nagu meie. Mõlemad terrorirežiimid võib võtta kokku Dostojevski prohvetliku maksiimiga. Kui jumalat pole, siis on kõik lubatud. Täpselt nii ka juhtus. Materialistlik ajalooline dialektika kommunismis, mille järgi pole inimene mitte eesmärk iseeneses, vaid lihtsalt üks mateeria kulgemise juhuslik väljund, või neopaganliku ja gnostilise natsismi üleinimese kultus, mis samastab üleinimese germaanlastega, on mõlemad perversse surmakultuuri loojad. Terve ja ülla ning voorusliku inimkeskse ja orgaanilise ühiskonna mahatrampijad. Just see oli okupatsioonide muuseumi sõnum ja sellisena oli ta sügavalt antirevolutsiooniline, terve ja väärtuslik. Selle sõnumi keskmes oli veendumus, et mitte keegi ei vaja perversseid ideoloogilisi monstrumeid, vaid piisab üllast vabaduse tahtest ja valmidusest selle nimel ka oma elu ohvriks tuua. Sirgeselgne vabaduse iha, mis tugineb kristlikule inimväärikusele, perekonnakesksusele ja truudusele ning isamaa armastusele, oli väikerahvaste nagu Eesti ja ka talvesõja sangarlikult maha pidanud Soome ainus ideoloogia, mida ei suutnud summutada mitte ükski okupatsioon. Sellisena oli okupatsioonide muuseum ideoloogiliste monstrumite hauakivi. Ühtlasi oli see monument ühe väikerahva jonnakusele, mille sõnum oli jõuliselt lihtne ja liigutav. Me oleme keeldunud suremast ja alla vandumast. Aeg on kulgenud edasi. Täna on teie perverssed monstrumid surnud ja maha maetud. Meie aga kestame edasi. Ent mitte midagi sellist ei sisaldu postmodernistlikus ja isikupäratus nimes Vabamu. Millegipärast meenutab see nimi mulle mingit letti, kus saab käia omale doseeritud kogustes vabadust ostmas. Või mobiiliäppi, mille saab Google'i või Apple'i keskkonnast alla laadida ja tunda, et jess, tekkis küll nagu tsipa vabam olek. See on projektirahva lemmiknimi, mille varjus saab riigi rahadega mõne mõnusa festivali üles lükata, kus saab loomulikult tunda ennast vabana. See on ninnu-nännu infantilistide ja hipsterite mõiste, kes pole vaimselt võimelised siduma vabadust selle lättega, meie esiisade eluohvriga vabadussõjas. Või tundma oma sõõrmetes 9. märtsi pommitamise vingusuitsu või Siberisse õõtsuvate loomavagunite lehka. Võiks öelda, et selline lähenemine on Vabamu rahvale isegi täitsa out. Come on, unustage need kannatused ära. Me oleme ju NATO-s ja Ameerika sõduripoisid tahavad meie ees surra, et meie võiksime edasi kohvikus latet juua ja Skype'i arendada. Väga hästi võtab selle suhtumise kokku sotsist kultuuriministri Indrek Saare lause.
Nii nagu muutub aeg, peavad muutuma ka muuseumid. No siin tekib küll väga palju küsimusi. Mis aeg see nüüd viimase paari aastaga kätte on jõudnud, et kommunistlik okupatsioon pole äkitselt enam mäletamist väärt ning tuleks meie ajaloolisest mälust välja visata? Mis aeg see on, kus natsismi ugrirahvaid alaväärtustav ideoloogia ja meie plaanitav asumisele saatmine sõja lõppedes polegi äkitselt enam muuseumi kõlbulik? Mis paganama aeg see selline on, kus okupatsioon pole enam okupatsioon, iseseisvus on taak ja orjus on vabadus? Küsigem endalt, mis aeg see selline ometi on ja kas me tahame, et selle aja vaim võtaks meie üle võimust. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.